sel hooajal enamasti. Joonas Jaanovits vilistab ja see kohtumine FC Flora ja Tartu Tammeka vahel on alanud. Viimane kohtumine Kuressaarega oli ka selle üsna ilmekas näide, kui Kuressaare tegelikult mängis hästi. Siin on nüüd jälle võimalus terava nurga alt. Poomi nurgalöök tuleb kõrge kaarega tagumisse posti, lükatakse tagasi värava ette ja sealt saab päris hea koha pealt Sappinen lüüa. Siit pall jääb mängu. Nüüd küsitakse käega mängu seal ja seda tahaks küll kordusest näha praegu. Pall on endiselt lahti. Asti taha löögile, tuleb terav löök, see lendab üle. Ainuke asi on see, et Tammekal oma leivategijat ei ole, kes pikki aute viskaks. Miil iseenesest võiks ju saada hakkama küll. Siin on nüüd löögikoht, tuleb teravalt ja tuleb 1-0. Ja tuleb Tartu Tammekale 1-0 ning Ahmed Adebayo Basher saab vabalt löögile ja lööb ära ka alla nurka. Värav ei kuskilt, võiks selle kohta öelda. Lasti tal sealt tulema hakata, see oli nagu täiesti süütu Audi sissevise ja kuidagi moodi väga isukalt. Ja väga võistkondlikult. Sappinen tagasi Allikule, Alliku mängib veel siit Lukale ja Luka meeste tagant lööb, aga ja tuleb siit vastu lõpuks 54. minutil. 54. minutil saab lõpuks Markus Poom viia palli tagasi keskringi. Flora saab oma viigi kätte, see oli õhus. Tuleb ta ka niimoodi üsna kergelt nagu Tammeka värav umbes, aga nüüd oli. Hailov jätab Hussarile, Hussar on seal üsna vaba veel, ma talle peale ei lähe, taha posti, sealt tuleb löök ka ja nüüd Aland hiilgab. Jälle läheb siit ääre pealt see sööt Hussarile. Nüüd päris paha klaarimine otse Poomi jalale, sealt tuleb löök ka ja pall on väravas. Pall on väravas teist korda ning Markus Poom on mees, kes praegu tassib FC Florat ja on ise silmnähtavalt rahul ka. Ja miks mitte olla, kui niimoodi lastakse teha. Mõne minutiga on Flora pööranud seisu ümber. Vaatame muidugi kontrolli ka veel seal värava ees. Oli see vist Sappinen, kes liigutas, aga tundus küll üsna passiivne olevat. Ja pall saadakse kätte nüüd, siit ei ole löögi kohta. Ei ole ka penaltit tundub. Või on, Jaanovits laseb mängida, löök läheb üle. Nagu mänge 3 päevale suisa. Tuleb siit senderdus ja nüüd joone pealt tuleb ära lüüa. Oleks see pall. Alliku juba läheb paremalt, saab söödu ka. Hussar tuleb pika sammuga appi ja saab söödu ka. Keskele veel ja sealt nüüd joone pealt tuuakse ära ja kas oli see Vaadiaga, kes ka pööras 0-1 kaotusseisu Pärnu Vapruse vastu kiirelt 2-1. Aga lõpuks leppis ikkagi 2-2-ga, aga siit on lähedal, oi kui lähedal peale ja siis võidab küll tagasi. Siin oli nüüd suluseisu hõngu natukene. Poom saab anda siit läbisöödu Mihhailovile, kes on Alandiga silmitsi ja lööb kolmanda ära ja lipp jääb alla. Lipp jääb alla ja see värav loeb Nikita Mihhailov. 3-1, see mäng on tehtud sellega, Varr muidugi kontrollib veel, ma tahaks seda olukorda korraks näha. Poom saab siit söödupunkti, kui see jääb lugema, aga ma ei ole päris kindel, kas jääb lugema. Päris kindel ei ole. Aga see muidugi, mida Flora seal kaugemal äärel tegelikult korraik. Joonas Jaanovits lõpetab selle asja ära. Siin palju polnud rohkem vajagi tegelikult ka, sellepärast et mäng oli tehtud selle viimase väravaga. Richard Aland kaotus taas, aga võitluslik. Võib vist öelda, et täna oli selline mäng, kus teie jaoks vähemalt oli 2 poolaega. Esimene hea, teine paraku mitte niivõrd. Jah, nõus selles suhtes, et see teine poolaeg kuidagi need 2 tükki tulid kuidagi hästi lihtsalt sealt ja ei tahtnud me nagu selle palliga nii julgelt mängida, et pigem tagusime seda rohkem nagu ettepoole ja esimene poolaeg mängisime julgemalt ja sellest tekkis ikka meil mingid võimalused ja kui sealt palliga on ikka lõbusam mängida, kui seda taga jääda. Võib öelda, et esimene poolaeg läks suhteliselt nii, nagu olite enne mängu kokku leppinud? Jaa, sest ega neil midagi väga erilist seal tegelikult ei tekkinudki. Et see lõpp läks selliseks, et eks natuke oli näha, et meil sai see aur ka otsa. Eelmises mängus üle päris pika aja saite sellist positiivset emotsiooni Kaleviga võiduga siia täna tulla. See tundus, et esimesel poolel paistis nagu meeste kehakeelest ka välja, et nii on ikkagi palju mõnusam mängida. Jah, absoluutselt, aga nagu
ma ütlesin, et eks seal tundus vähe, et jaksa ja otsa, et see keskväli vajus ka nagu jube selle kaitseliini ette ja ei, tuleb Floral au anda selles suhtes, et väga kannatlikult otsisid ja ilusad väravad nende poolt, et see teine oli nüüd natuke selline õnnetu, aga mis teha, et kui sa peale lööd, et siis võibki juhtuda selliseid asju. Kokkuvõttes sellest mängust teil ikkagi positiivselt ka omajagu kaasa võtta? Ai, absoluutselt, ega meil, kuidas öelda, siit saab asi ainult paremaks minna. Kui palju see üldse nagu on igapäevaselt häirinud, kripeldanud, et te seal tabelis nii tagaotsas olete, et ega te ju keegi ei oodanud seda enne hooaega, ikkagi lootsite võidelda seal vähemalt, ütleme, 5. koha peale, võib-olla isegi kõrgemale? Ma olen juba nii, kuidas öelda, kogenud, et ma olen igasugustest aukudest läbi käinud, aga ei, eks näha on, et eks ta ju mõjutab ilmselgelt kõigi nagu enesekindlust ja sellist kehakeelt, et meie vanemate olijate asi ongi minna õla peale, lüüa patsu ja öelda, et kõik läheb edasi ja töötame ja surume ja nagu tegelikult tänane mäng ka näitas, et kui on julgust ja seda enesekindlust, siis ju tegelikult saab täitsa mängida küll. Koondise paus tulekul on see teile võib-olla hea või halb see, et aeg korraks maha võtta, mingid sihid uuesti paika panna? Nii ja naa, et eks nüüd peab lootma, et me Laatsaretist äkki tõmbame selle aja jooksul kellegi välja, aga ei, ma usun, et praegu jah, selles suhtes, et see Kalevi mäng andis ka meile hea fooni ja nii ja naa, aga ei, selles suhtes saab ise ka korra aja maha võtta ja koondise mängudele keskenduda. Olgu, aitäh sulle! Ja Markus Poom ka siin meie juures. Markus, palju õnne alustuseks. Rasket tuli, aga tähtis, et jälle 3 punkti tabelis. Ja just, et üsnagi rasket tuli, et ega esimese poolega me pigem rahule ei saa jääda, et oli meie poolt pisut natuke uimane, eks oskasime seda ka mõnes mõttes oodata, aga ma arvan, poole ajal saime mingid korrektuurid tehtud ja ma arvan, teist poolega alustasime väga hästi ja võtsime kontrolli mängust enda kätte ja lõpuks 3 punkti oli väga vajalik siin võtta enne koondise pausi. Kui palju riietusruumis möllu oli või pidite seal nagu pigem korraks ise endasse vaatama rahulikult ja siis teisel poolel iga mees ise aru saama, mida on vaja juurde panna? Just, et oli vaja rahulikult pigem lihtsalt hinge tõmmata, et teame, et teisel poolel aega on piisavalt ja on vaja see esimene lihtsalt kätte saada ja taga hoida asjad korras, et ma arvan, jah, seal mõnes mõttes neil paanikat ei tekkinud ja juba tajusime ka esimesel poolel tegelikult, kus need ruumid on, lihtsalt oli vaja need natuke rahulikumalt need ruumid ära kasutada ja siis ka pall väravast lõi. Sa ise kiirelt lõid 2 tükki, sul ikkagi sel hooajal väravaid sa oled osanud lüüa alati, aga et neid nii palju tuleb kuidagi nagu veel samm edasi või kust nad sul seekord sel hooajal nii hästi tulevad? Ei tea, ma arvan, et tunnen end hästi ja ma arvan, et ma mängin ka võib-olla natuke ründavamalt kui muidu, aga mulle praegu väga meeldib see positsioon, mis mul on meeskonnas ja tõesti joon väga palju kasti, väga palju löögile, et tulebki need palli väravasse lüüa. Nagu sa ise ütlesid, koondise paus on nüüd tulemas sellise hea hoo pealt, kas ta isegi võib nagu olla natukene, mitte nüüd segaja, aga selline, et tegelikult tahaks nagu siin liigas ka sama hooga edasi panna? Ei, ma arvan, meile tuleb pigem kasuks see paus, et üsnagi tihe periood siin selja taga ja mentaalselt ka võib-olla pisut raske on meil viimase mängud, et ma usun, et see tuleb meile kasuks. No tabelisse praegu nii varakult ilmselt keegi ei vaata, aga te ikkagi lähete seal tabeli tipus praegu pausile, see on nüüd selge juba tegelikult, enne kui teised mängivad, mingit rahu ja enesekindlust annab ikka? Kindlasti jah, et kui lähed tabeli liidrina, aga ma usun, me peame iga mäng lihtsalt aru saama, et ainult 3 punkti on saadaval ja nii edasi minema, et lõpuks, mis tabeliseis näitab, seda näitab aeg, aga me anname endast kõik, et seal tipus olla. Olgu, aitäh sulle, jõudu!